Natukene hilineme sellepärast, et internet hästi ei tööta Lõuna-Eestis. Aga loodame, et te kuulete, et sai korda. Täna me jätkame eelmise korra õpetust, et kõige kõrgema kaudu või kõige kõrgem räägib Erki Toomala kaudu. Ja nüüd siis täna on siis see jätku osa, kus kõige kõrgem ütleb, et nüüd mina alustan päris õpetust. See planeet kannatab mitmel viisil. Samuti ka teie inimkonnana või üksikute inimestena kogete midagi. Enamusele on see, kas haigused, mitmesugused eluraskused, valud ja kannatused, majanduslikud vaevad, töötus, vahel on vaid väikseid raskusi, kuid ütleksin, et väga suur väljakutse on elu praegusel hetkel suurimale osale inimkonnast. Samal viisil ka loodus, saastumine üldiselt on koormav planeedile endale, mingil määral loomadele. Ilmastik on sageli väga suurte koormuste kogeja. Kui mina vaatan tulevikku, mil viisil inimkond end ise muudab, kas kannatused jätkuvad, kas muutusi on nähtaval? Mina avan teile, mil viisil inimkond hakkab tulevikku vastu võtma. Praegu sellel planeedil elavad inimesed saavad tulevikuski kogeda neid vastavaid vaevusi. See sugupõlv, mida te esindate, ei hakka nägema midagi väga valgusrikast. See ehk tundub teile kuulata raske. Kas teie tulevik edaspidigi kogeb vaevusi nendest raskustest? Nüüd kuulake. Ei mitte kõikide. Ei tõepoolest. Kordan end, kui ütlen, et teie ja need, kes on minu kaitse all, ei hakka mingil viisil tundma meelehärmi nendest viirustest. Mõningaid samu väikseid viirusi võib edaspidi asetuda ka sellele rühmale, kuid ei midagi väga rasket. See kaitse, mis on ju nüüd antud sellel üritusel, eemaldab kõige raskemad. Teie, kes te oskate ja olete õppinud puhastama oma karmasid, teie elu on tähelepanuväärselt kergem kui nende, kes edaspidigi kogevad sugupuust saadud karmalisi raskusi. Õppige edaspidigi lahti päästma neid karmasid, et teiegi elu mingil viisil muutuks ja ütleksin, paljudele muutubki kergemaks. Ja siis te ise avate endast neid peidus hoitud kingitusi, andeid ja oskusi. Siis üks piiratud rühm või kamp inimesi pääseb täiesti kergelt. Need, kes iial ei mõista või ei usu, mil viisil abi on saadaval, kellelt või kelledelt, saavad kogeda edaspidigi neid muutusi, mis toovad katsumusi inimkonda. Selline on siis lähitulevik. Nüüd mina avan veel tulevikust sellist aega, kui möödub 200 aastat. Mitu sugupõlve on selles 200 aastas? 6, 8. Mis siis muutub? See loeng oli rühmale ja nüüd siis rühm vastab. Ilmastik muutub võimsalt. Ei veel väga võimsalt. Rühm. Need sugupõlved vabanevad eelkäijate karmadest. Ei veel. Rühm. Inimeste arv väheneb. Jah. Rühm. Elektriautod muutuvad sunduslikeks. Nii. Rühm. Maailm hakkab muutuma. Ehk mina ise räägin muutustest. Inimkonnas tuleb väga suuri jagunemisi. Inimkond mingil viisil tükeldab end erinevatesse ruumidesse. Osa inimkonda edeneb kiiresti, avab omi andeid ja oskusi ja tõuseb erinevatele tasanditele. Räägin peamiselt vaimsetest tasanditest. Osa inimkonda muutub vaimseks ja avab ühendusi meieni või ütleksin sellistesse olemise ruumidesse, mis ei ole füüsilised. Te olete sellest üks näide. Olete alguses
Ja kui vaadata 8 sugupõlve edasi, siis teie hulgas on väga tähelepanuväärseid oskajaid, kes on päris kaugel oma vaimsel teel. Ja siis, kurb küll, see grupp, enamus inimkonnast, triivib edaspidigi täiesti erinevatesse olemise ruumidesse. Nad võivad kogeda kurjust veel võimsamalt kui nüüdsed inimesed ja seda jagunemist toimub veel väiksemateski rühmades. Minu huvi on eriti nende vastu, kes oskavad ja õpivad ja edenevad oma vaimsel teel. Kes teist oskaks öelda, kes see võiks olla, kes tunneb huvi just selle rühma vastu, kes kogeb väga raskeid asju? Rühm, see on jõud või energia, kelle nime ei kannata öelda. Jah, see pahategija, kes katsetab teid, tuleb just sealt, mille nime kunagi ei tohiks öelda. Te teate, et mina räägin mustast jõust, energiast. Sealt need viirusedki on pärit, kes ahistavad nüüd inimkonda. Kurjus hakkab olema edaspidigi nende teel veel sügavam, veel raskem. Siis inimkond justkui eraldub kaheks, kui rääkida nendest suurematest rühmadest, vaimsele teele arenevatest ja nendest, kes allutavad end kõigele kurjale. Mõtleme hetke, mida me võime sellest arvata. Kas oleks võimalik, et see vaimsete rühm mingil viisil kasvaks tähelepanuväärselt? Rühm, nojah, peaks juhtuma imesid. Valguse ja teadvuse lisandumine. Jah, kuid mis on need abinõud, kuidas te inimesed lisaksite valguse jõudu? Rühm, positiivne mõtlemine ja valguse saatmine ja ühtsuse tunnistamine kõiges, mis on. Head teod. Inimesed peaksid toimima looja ja elu enda kätena ja jalgadena siin maa peal. Nii. Te küll teate, mida peaks tegema, kes neid imesid peaks tegema. Rühm, me peaks rääkima inimestele. Nii, kuid vaadake inimkonna suurust, inimeste hulka, millisele foorumile sa läheksid rääkima, mida te ise oskaksite teha. Rühm, internetti esitama asju, jutustama. Nii, kas praegu on mingi takistus, et te seda ei tee? Rühm, veel hoitakse seda küünalt vaka all. Nii, küll see nii on, kui see väike rühm alustas uuel aastal 2021. Selles toas rääkisime, et teist igaüks avab omi andeid ja oskusi sel kevadel. Seda rääkisin mina teilegi. Kes mäletab, mida te siis teete sügisel? Rühm, tullakse esile esitama neid andeid. Ei veel, harjutatakse nende energiate, annete ja oskuste kasutamist. Mida siis, kui see oskus on justkui õpitud, kinnistunud? Mida siis tuleval aastal? Oli juttu, et tulete mingil viisil annete ja oskuste abil esile. Kas nii väike rühm suudab mõjutada tähelepanuväärsel viisil? Rühm, meil on internet. Nii, meil on internet, jah, teil on internet. Rühm, vabandust, kas võiks veel öelda, et minu arusaamine on niisugune, et hirmsasti nõutakse meilt midagi, kuid meie ise peaks selle esile tooma. Ja kui loon ümber armastust ja südamest lähetaks seda maailma, kas ma ei võiks anda seda ümber kaudsetele, mina küsin. Ei, sinul pole tarvis seda küsida, sa tead seda ise. Nii, räägime veel. Sel kevadel igaüks teist toob mingeid andeid esile ja nüüd ju oleme kevades. Kas see ajakava on petnud? Kui mina luban teile midagi, pole ma kunagi muutnud oma lubadust. See rühm kerkib tuleval aastal esile just nii, nagu te ise tahate. Olete võimelised ja oskate. See kevad pole veel lõppenud ja armsad sõbrad,
mina aitan teist igaüht sel viisil, nagu see on teist kellelegi vajalik. Need väikesed sammudki, mida rühm hakkab võtma, on väga oodatud ja vajalikud. Ei, see rühm tule muutma väga suuri inimmasse, kuid teeb just seda tööd, mida sel tulebki teha, kui asetub tuleval aastal avalikkusesse. Ärge kunagi vähendage oma osa. Väikesedki teod saadavad korda suuri asju. Pidage meeles, väikesedki teod saadavad korda suuri asju. Ja nii see on. Nüüd ma räägin teile sellisest asjast, mida te veel ei mõista. Lähme tunduvalt kaugemale. Vaatan väga kaugele tulevikku, kui on läinud 2000 aastat praegusest hetkest. See maapind, see planeet on saanud kogeda palju muutusi. Ka kliimas on toimunud suuri muutusi. Loomariik on natuke piiratum. Samas ka taimestikus on toimunud isegi pööraseid muutusi ja samuti inimkonnast. Võin öelda, et inimkonnas selle arvus on tekkinud väga suuri muutusi. On alasid, kus üldse enam inimesi pole näha, ei asu ega suudagi elada. Inimeste hulgad on mitmel praegusel mandril väiksemad. Mitmesuguseid muutusi on inimeste teadvuses toimunud. On palju inimesi, kes on hüljanud praegused usundid, uskumused ja saavad aru, mil viisil ühendust loojaga ja isegi minuga saavad paljud inimesed ise luua. On palju uusi, väga kaugele edenenud vaimse tee kulgejaid, kelle mõju inimkonnale on tähelepanuväärne. On uudseid oskusi, selliseid oskusi, millest nüüdsed inimesed ei mõista midagi. Energiat toodetakse täiesti teistmoodi. See on ehk üks olulisim asi. Kuid minule on tähtsaim teie rühm, mis on hästi edasi arenenud oma vaimsel teel. See on kogu see jutt ja mina tahan teile nüüd öelda, ma räägin seda kõike teile sellepärast, et ma loodan, et olen suutnud ühendada teid selle rühmaga, kellele otse need sõnumid anti. Ja siis kuulume meiegi kaitstute alla, edenenute ja kaitstute alla ja see on väga suur asi. Olles ise kaitstud, suudame aidata ka teisi. Ma loodan, et te kuulsite, et internet jälle alt ei vedanud. Aga interneti me riputame jällegi üles selle teksti ja kogu selle tänase meditatsiooniseansi. Nüüd võtke mugav asend. Ja täna me teeme Pirita meditatsiooni. Mina olen praegu Lõuna-Eestis ja mulle pakub huvi see ühendus siit kaugelt Piritaga. Keskendume Pirita kloosteri alale ja vaimsele templile, vaimsele kristalltemplile Pirita jõel. Oleme vaikuses ja võtame vaikuses vastu neid energiaid. Mulle päike paistab silma, ma ei oska öelda, kas ma suudan näha teid täna. Kui ma näen, siis ma ka ütlen. Aga alustame nüüd meditatsiooni, ühendame ennast Pirita energiatega. Lubame endale võtta neid vastu, täita oma peoväli nende energiatega. Ja hiljem siis hakkame välja keergama. Võtame energiat sisse praegu 12 minutit.
Ma istun korraks varju, ehk saan teid siis näha ja mediteerin teiega koos. Valgus katab teid. Kõik asi toimib väga hästi. Püüdke kõik hästi keskendunult endasse vaadata ja valgust vastu võtta. Kõik toimib hästi. Väga suur kirgas valgus on, me kõik oleme sellega kaetud. Hõbedast valgust näen teie kohal, teie peal. Väga ilus valgus, küll on suur valgus. Ülikirkasse valgusesse tekkis õrn roosa varjund. Ma loodan, et te tunnete end väga hästi.
oleme nüüd täitunud suure valgusega, mis tuli Piritalt. Ja alustame välja kiirgamist kuldse ajastu jaoks. Lubame kõrgetel olenditel, kes juhivad meie maaasju, kasutada meie valgust seal, kus maa seda kõige rohkem maa või inimesed seda tarbivad, vajavad. Kiirgame nüüd välja 10 minutit vaikuses. Täna osaleb meid üle 250 inimese, natuke vähem kui eelmisel korral. Kuid see valgus, mis on ja mida te välja kiirgate, on tähelepanuväärne. Jätkame oma kiirgamist.
Suur tänu. Nüüd lõpetame ühise väljakiirgamise. Edasi kiirake igaüks eraldi seal, kus te olete. Et tänane energiavoog oli väga võimas, et me oleme praegu siin Lõuna-Eestis ühe kupli otsas. Ja tõesti, see oli väga võimas minu meelest, mis toimus. Ainus häda oli internetiga, sellega oli probleeme. Et kui me tulevikus siit veel teeme saateid, siis me natuke püüame internetti parandada. Täna soovin teile kena emadepäeva, et see oleks teil rõõmus päev. Ja muidugi ootan ma nüüd vastu kajasid sellele Lõuna-Eesti seansile. Aitäh teile ja kena pühapäeva! Kohtume järgmisel pühapäeval.